tere! Räägime raamatutest. Üllatus, üllatus. Seekord mõnevõrra teistsuguse vaatenurgaga. Me räägime raamatutest kui kodukujunduse ja soojustuse materjalist. Põhjus lihtne. Telefon segab. Tööd on vaja 7 eest teha. See tähendab, et inimesed, kes on olnud aegadel hästi palju ostnud raamatuid, mis ei maksnud tol ajal nii kohutavalt palju kui praegu, ei jõua neid enam lugeda. Õpetaja Preili on kolinud ühest talust teise kaasas suurusjärk 20 000 raamatut. Oh õnne, neist saab Südamekooli raamatukogu siin Südamesalus. Ent minulgi on olnud päris pikk periood, kui raamatute käekäik on koos minuga järgmisse üles ehitatavasse tallu paika hea paks materjal, soe, ilus ka ja jätab intelligentse mulje. Oh õnne, et loomisel olev kogukonna kool saab neid raamatuid taas tolmust puhastada. Ja tänu sellele ka mina oma ajukäärusid. Me kirjutame pealkirjas raamatut kui kodukujunduse ja soojustuse materjal. Loomulikult ilma punktita. Me kirjutame veidi vallatledes. Mitte nii, nagu esmapilgul võiks tunduda, vaid natuke teistmoodi. Kui oleks lühivorm kodukujunduskokku ja soojustusmaterjal, oleks teistmoodi, aga siia on pandud omastav kääne ja moodustub nüüd siis selline pealkirja liiklusmärgistik. Raamatud kui võrdlev kui, selle ette koma ei käi, kodukujunduse kokku ja soojustuse materjal. Kui sa tahad pildi ajada eriti erudeerituks, võid panna ka soojustuse ette sidekriipsu, kodukujunduse ja kodusoojustuse materjal. Me paneme koos sinuga traditsiooniliselt kirjavahemärgid, ehitame kokku sõnad. Teiseks vastad sina küsimustele ja kolmandaks on meil võimalus kirjutada oma suhetest raamatutega. Kas sa ostad raamatuid, kas sa loed raamatuid, kui sa loed raamatuid, siis mis keeles? Ja kui sa loed raamatuid, siis äkki hoopis audioraamatutena laed alla raamatuid. Võib-olla on sulle ka luger kui nähtus tuttav teema. Digi, audio, e-raamatud on ka teema, aga kodukujunduseks ja soojustuseks nad ei sobi hästi. Me kirjutame sissejuhatuse tekstile, mis on korrelatsioonis lõppsõnaga. Teksti pikkus on riigieksami vääriline. Ülesehituses antud juhul tsitaati ei ole, pole hullu.
sinu eksamivihikus saab see olema igal variandil 4 oma tsitaadid, allikad, toetumise päästerõngad. Sissejuhatus edastab su peamise mõtte, lõppsõna ütleb ahhaa, nagu sissejuhatuses ütlesin, nii ongi. Ja kuidas siis on? Kujutlege end tundide kaupa üks sõna kaarekesega kokku, raamatukaupluse üks sõna kaupluse liik. Ukse taga järjekorras üks sõna seismas. Nii oli. Kujutlege end makulatuuri kokkuostu üks sõna tassimas, et saada menuki ostmiseks talong. Oligi nii, eriti värvikalt Evergreen Shows, kus Ida Ever kehastas memmekest, kes otsis lennujaama. See oli makulatuuri talongide ees saadud ja vanamees Vaatont oli selle viinud koos järgmiste ajalehtedega, paberiste ajalehtedega. Uuesti vana paberi kokkuostu utiili. Kujutlege end tunde ja ööpäevi kokku, nädalaid ja õigupoolest üks sõna aastaidki raamatuid lugemas. Seda on tehtud. Neil aegadel ei uputanud nutiseadmed kokku, teid infokoske üks sõna, televiisor ei peibutanud filmide ja seriaalidega. Igaks elujuhtumiks kokku olid raamatud. Ja me paneme kooloni, sest me kirjeldame, mis need elujuhtumid olid, mille jaoks paperist raamatud olid väga head. Neisse investeeriti suur osa oma palgast, raudse eesriide tagant reisima nagunii ei saanud, raamatud olidki meie reisid. Neist parem osa oli keelatud ning tänaseks on neist saanud hinnaline kodukujunduse üks sõna ja soojustuse materjal. Keelatud vili on magus, suuremate linnade raamatukogude üks sõna, erifondidesse kokku suletud raamatuid, mida sai erilubadega kasutada näiteks diplomitöö kirjutamisel, Krista Aru juhendamisel. Levitati ka masinkirjalise üks sõna, salakaubana kokku. Mati Miilius tippis mehaanilisel kirjutusmasinal plaka. Ööpäevade kaupa 4 eksemplari koos. Koperpaberiga võttis üks plaka läbi. Ta trükkis Orwelli, Solženitsõnit. See oli uskumatu, mis töö Mati Maguchi Miilius ära tegi. Aitäh! Suur osa oli inglise, hispaania ja vene keelest nõukogude ajal veel tõlkimata. Üks tee ei ole siin midagi kogu aeg mõtta. Riigivastase üks sõna tegevuse eest, kas kinni istuvad, erandlikult ilma komata, kui kinni istuv saab olla nii kokku, siis on poolitusmärk rea lõpus. Kinni istuv
või lahku jätta võime ka kinni istuvad. Või katlakütjate üks sõna, Trivimi-Veliste ja öövahtidena Tunne Kelam. Töötanud inimesed tõlkisid ja paljundasid kinnistus Lagle Parek, Tiit Madisson, Mart Niklus. Jõbõtõ. Au teile. Inimesed tõlkisid ja paljundasid. Rohi oli vanasti rohelisem ja taevas sinisem ning kodud intellektuaalsemad siiski ka faktiliselt ja päriselt. Korterid ja tüüpmajad, üks sõna, sarnanesid üksteisega kokku. Lisaks ühesugusele kokku poolitusmärk, realõpus mööblile ka selle poolest, et inimesed soetasid endale sarjade kaupa kokku kaupalaadi haaval. On sõnad, mis tekitavad liitsõna. Sarjade kaupa kirjandust pärliteks, kirjandust pärliteks, uudiskirjandus, üks sõna ja vabanemise eel järjest emakeelde kokku tulnud avamaailma üks sõna, kirjasõna kokku paremik. Vabanemise all peetakse silmas nii Eesti riigi taas iseseisvumist kui dissidentide rahvavaenlaste vabanemist. Eks nad seal katlamajas kinni istudes või päris vangis olles ka tegid vaimset tööd. Aatelist missiooni täitsid. Uus lõik, et ei oleks meie tekst jumala eest liigendamata. Koos okupatsiooni surutisest pääsemisega kõik see mees aina ehitas. Väljend pärit laevandusterminoloogiast, kõik see mees tekile. Oldi nõus sööma kartulikoori, üks sõna, Edgar Savisaare vastavasisulise väite puhul, tõsi küll, küsiti, kes kartulid ära sööb. Kartulikoori ja räimi, et korterist oma koju pääseda. Iga verd, higi, pisaraid, nende sõnade vahele paneme sidekriipsud. Eks ta võib olla ka ju komadega, aga parem on verd, sidekriips, higi, sidekriips, pisaraid, sidekriips, tehnikas selline sõna. Sidekriipsudega eraldatud liitsõna. Pärineb Lennart Meri repertuaarist ja meie teadvusse on sööbinud tänu sellele, et Vahur Kersna tegi sellest laulu Verd, higi, pisaraid. Tõugis mul kodust ära minna, kui kohe mingi õnnetus juhtub. Aitäh, Vahur Kersna ja Lennart Meri. Selles tehnikas ehitatud eramu olulisim kujunduselement kokku olid raamatud. Seinatäite kaupa kõik 3 sõna kokku. Eluetappide üks sõna, vaheldudes linnast maale või maalt linna, mööda Eestit või erinevate riikide vahet kolides ja järjest uusi kodusid rajades tassisid eestlased väikese tähega, tassisid oma suurimat varandust, raamatuid, nagu kass poegi kõikjale kaasa. Ehitamine ja kolimine ei jätnud juba mõne aja eest paljudele meist lugemiseks aega.
nostalgilise varanduse ja parima võimaliku soojustusmaterjalina üks sõna, kanname oma köidete ridu kokku kilomeetrite kaupa tonnide viisi, raamatuid kaasas tänini. Mats Straat, Arvo Valton, Karl Ristikivi ja Mati Unt on koos sobivas mõõdus riiulitega 15 kuni 25 sentimeetrit paks kvaliteetsest paberist. Kodusoojustus, üks sõna. Värvide kaupa üks sõna, kenasti sobitatav. Koolon, loetleme sarju. Valged europeiad, jutumärkide sees, Lauri Leesi hiiglaslik teene Eesti rahva ees. Pruun rida, seiklusjutte, üks sõna, maalt ja merelt, jutumärkide sees, raamatute sari on andnud nime ka restoranile ja lisaks me tavatseme sellepärast, et meil on olnud kodus silma ees sari see, me tavatseme üksteisele praegu ka jutustada seiklusjutte maalt ja merelt. Kollased ja punased sarjad, mustad ka, Mirabilia, öölane, võimas. Peale esteetika ja ergonoomika ehk siis füüsikalised omadused pakuvad raamatud kodusoojustusele üks sõna ja kujundusele, kodusoojustusele ja sidekriipskujundusele. Liitsõna esimest poolt asendab sidekriips. Kodusoojustusele ja kodukujundusele lisaks ka esoteerilist energeetikat. Oled see, mida sööd. Tiksud selles energias, mille keskel elad ja hingad, töötad ja magad. Arukas inimene kümbleb Paulo Coelho ja Carlos Castaneda väes. Ma näen neid sarjadena, virnadena, kaasteelised. Ettevaatlik üks sõna kindla peale mine ja kõik 3 sõna kaarekestega kokku. Ettevaatlik kindla peale mineja valib lasteraamatud üks sõna ja muinasjutud kokku. Erinevas eas lastele loodud muinasjuttudes üks sõna, ta võib olla 2 kuni 92 aastat vana laps, on kogu inimlik ja jumalik nähtav, jumalik nähtav ja nähtamatu taevane ja maine tegelikkus, puhates ja mängides kirjas. Nii naljatades kui muinasjuttude üks sõna, nii kui ka ei ole selle kui ees. Nii naljatades kui muinasjuttude keeles, nii raamatute kui Disney impeeriumi vahele oleks vast sünnis asetada sidekriips, Disney impeerium. Filmidena räägitakse kõige tegelikumast ja olulisemast. Kõige olulisem, ülivõrde lühivorm, olulisim, omavahel neid ei ühenda, ülivõrret ei topelda. Lõppsõna, õppekavade üks sõna, kohustusliku kirjanduse nimistu. Koostajad on samuti reastanud meie koduseinu üks sõna katvast olulisima. Kohustuslik paraku kohutab.
ajastu reegel on koolon, mida ei taha, koma, seda ei tohi. Ajalugu sa ei õpi 70. aastate õpikust, kirjanduselaadset toodet aastast 50-60, eks sinne sekka ikka üllitati üht ja teist. Sa ei pea pruukima. Ka vääriskirjandus ei ole liiga vara sinu ellu tulles sulle hea. Sa libised sellest üle, kehitad õlgu ja ei pruugi õigel ajal tagasi tullagi. Ma juba lugesin. Aga tänane sina on täiesti uus. Ja absoluutselt uus on seesama raamat tänapäevase, praeguse sinu tarkades kätes. Proovi. Iga inimene ja raamat jõuab meieni siis, ajaline tingimuslik, kui selle ette koma käib, kui oleme selleks valmis. Seniks meeleolumuusikat, kõik 3 sõna kokku, nõukogude aegne Vikerraadio. Igapäevane sisu. Piirist piirini meeleolumuusikat. Siin ootavad sind küsimused. Ole hoitud. Loe ja kirjuta.